ütlen niimoodi, et kuna see nüüd Eesti, siis naer ei ole kellelegi liiga lähedal. Et võib-olla prooviks teha väikse sellise muigamisharjutuse ennem, et noh, päris naerda pole vaja, ma ühtegi nalja teinud, aga võib-olla muigaks natukene. Kõik natuke naeravad nägusi. Ma tean, et see teeb haiget. Aga võib-olla siiski prooviks. Nii, noh, nüüd kui me kõik oleme nagu sõbrad siin, siis võib edasi rääkida. Üks asi, millega ma tahtsin alustada, on see, et olles koomik, siis probleem on selles, et sa pead iga kord kirjutama uut materjali, kogu aeg uued naljad olema. Ja sellest on natuke kahju, sellepärast, et noh, paljud head naljad nagu peaaegu välja jätma ja neid ei saa enam kasutada. Aga ma mõtlesin siiski, et ma võtsin kaasa paberi sellise vanade naljadega. Et ma mõtlesin, ma alustan sellise vana naljaga, sest noh, vana naljad on ju ka naljakad. Et need on ju sellised naljakad. Nii, et olete valmis. Proovime siis alustada kaugelt. Kas te olete ka mures aastatuhande vahetuse pärast? Praegu on ju selline probleem, et keegi ei tea tegelikult, mis juhtuma hakkab. Kas arvutid töötavad pärast ja kas rahakontol ikka on, kui aasta vahetub. Et tegelikult teadlased praegu räägivad seda, et me tegelikult ei tea, mis tuumapommidega juhtub. Et see oleks suhteliselt irooniline, et me kõik seisame seal praegu platsil ja loeme siis 3, 2, 1. Ja need on head naljad, need on. Ja ma tahtsin rääkida sellest, et ma käisin ühe korra elus, ma käisin nüüd jõusaalis. Ma olen siuke tegelikult nagu hästi kõhn ja siuke nõrk, et ma tegelikult jõusaalis väga ei käi, aga noh, oli võimalus käia ja siis ma käisin. Ja üks asi, mis ma seal jõusaalis nägin, see oli see, et seal on üks grupp inimesi, personaaltreener. Kas keegi on kokku puutunud nendega? Kellegi on või keegi töötab personaaltreener? Okei. Personaaltreener on siis täiesti tavaline inimene, kes võtab raha teiste täiesti tavaliste inimeste käest. Noh, inimesed, kes siis nagu ei proovi olümpiale pääseda või maailmarekordit teha, võtab nende käest raha ja siis ta karjub nendele. Lõugab seal raskemalt, tugevamalt lõugab. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav seda teenust ei saaks nagu pakkuda kuskil mujal. Noh, näiteks ostukeskus. Keegi kõnnib sulle kaasa, lähme, veel üks pool, tule, sa jäksad, üks pool veel. Ja see on, ei, üks alatsi pool veel, palju sa raha. Joo, 3 korda jõuan käia. Et siuke motivaator kaasas. Kui näiteks nagu bussis, sõidad bussis, siis on siuke reisisaate kõrval. Üks peatus veel üks peatus, ära mine maha, vabas on minu peatus. Lähme, sõidame lõpppeatusse. Kõnni tagasi kui vaja. Aga ära alla anna. Ja seoses sellega, kui seal jõusaalis käisin, selles kompleksis oli ka sellised aeroobikatrennid ja grupitrennid ja ma mõtlesin, et ja küll, lähen siis grupitrenni. Ja läksin siis grupitrenni. No esimene asi oli muidugi see, et kui ma sisse astun, siis olin mina, keskealine mees, mitte just kõige paremas vormis, ja siis 25 naist, kes alates olid seal sellepärast, et see on nagu nende hobi. Mina olin siis ainult, kes nägi välja, et mind on arst saatnud. Ja no ma seisin seal kõige viimases reas ja sellest koht muidugi kasus, et see oli peegli. Aga no vähemalt vaade oli hea. Üks hästi huvitav asi, mis ma märksin, kui ma jõusaali läksin, oli see, et noh, seal on kõik need lihaveised või need loomad teevad seal tööd ja kõik on jube vihased. Pahased täiesti ja täiesti imelik, miks nad sinna tulid, kui nad nii tujust ära on. Mina olen noh, siuke nagu Rootsist pärit, ma olen siuke lõbus ja naelatan ja tervitan kõiki ja tulen sisse ja need ja väga raske on nagu pahane olla. Ja kõige raskem ongi see, et sest noh, nutt tuleb peale, kui raske need raskused tegelikult on, et mina valisin ikka omale kohased sellised rohelised väiksed hantlid. Ja siis ma märksin, et see väga ei sobi, et ma naeratan samal ajal teistele. Et ma sealt seisan oma väikeste roheliste hantlitega mingi hei. Nii et noh, siis ma mõtlesin, ma pean kuidagi suranduma sellesse olukorda ikkagi, et nad ei taha päris võõraks elada. Aga seal jõusaalis mõtlesin, ma teen pärast selle tasa. Et siis kui oli duši all kõik, siis ma olin hästi vihane. Siis ma võtsin see nuustiku sealt oma sellest kotist ja seevitasin jube vihasem. Et noh, näidata, et ma ikkagi olen ka vihane ja ma olin tegelikult kõige vihasem võit kogu dušis. Ja siis, kui oli riietamise aeg, siis ma panin hästi mehelikult, hästi vihaselt panin ennast riidesse. Ja föönitasin juuksed hästi vihased. Ja silmad värvisin väga mehelikult ära, et ma ikkagi mees. Ja nägin kohe, et siuke respekt tegi, vaata keegi ei tulnud lähedale ka. Et noh, see oligi nagu loodusfilmis, vaata lõvid ja oma selle piirkonna. Ümber peegli oli nagu minu piirkonna. Rääkides sellest keha ideaalist, et nad saavad hästi, no tänapäeval on see keha ideaal ka selline, et me peame kõik olema kuidagi pruunid ja kõhnad ja pikad ja musklid ja pruunid ja kus see siis ei ole. Et siis on see kogu aeg elu nagu võitlus. Talvel ei ole see nagu probleem, talvel on kõik nagu kogu jüssid, kõigil on paksud riided seljas, kõik kiirustavad kuhu, kogu aeg pime igal pool. Aga suvel on nagu hullemad, suvel, eriti rannas,
rannas on see, et suvel rannas ongi nagu eesmärk see, et võta ennast aluspükste ajale ja kõnni teiste ees. Ja mulle kaotanud meeldib ujuda. Ma olen siuke ujumisõlm, ma ujuks kogu aeg. Ainult, mis mulle meeldib, on see, et veest välja tulla. Suvel rannas. Sest kõik teised tulevad veest välja nagu Baywatchi filmi linastus. Kõik tuleb kuidagi aeg juubis need välja, vesi pritsib juustast välja, kõik on hullud chillid ilusad. Päike peegeldab musklite peal. Kui mina tulen veest välja, siis see näeb rohkem välja nagu see National Geographicu filmi klipp sellest põgenast hülgest. Ja no sellepärast ma väldin seda, et ujuga ma tahan, aga siis ma ujuga ka kuskil seal kõrkjates. Et see on rohkem siuke Shreki teema. Ja siis ma mõtlesin, et ma panen need kaks asja kokku ja hakkan taliujujaks. Ja sellel on kohutub palju eeliseid. Rand on täiesti tühi. Isegi need kõige magusamad kohad, mis salat on täis, on tühi. Ühtegi inimest ei ole, tee mis tahab. Tule sinna, jookse ringi. Kusjuures sa võid teha ka kõik, mis sa tahad. Kiiged on ka vabad. Tahad kiigu kas või terve päev seal. Ehita liivalossi. Võime liivalossi sest ehitada, kui sul on kirkad kaasa selle, aga ees käia mitu korda tahad, tule välja, kuidas tahad. Seal on võib-olla ainult üks nagu see, halb pool on see, et ikka rämedalt külma kogu aeg. Lähed sinna vette, lähed kuskil kurguni vette ja siis ühel hetkel hakkad sa nagu oma elu ümber hindama. Siis sul on see hetk, kus sa teed. See on mu õuduka filmi hääl. See on hästi hea hääl, seda häält ma teen siis, kui on vaja nagu toonitada, et midagi läheb nagu imelikust kätte, midagi ei ole nagu normaalne. Seda hääle võite koju võtta kaasa. Kasutage ise. Mõni näide. Näiteks olete poes, maksate massade eest, saate vahetusraha tagasi. Aga siin on 3.50. Või näiteks seisate sõpradega väljas restoranis ja panete suitsule tuld, pöörate ringi, panete tule ära, pöörate tagasi, kõik on läinud. Kus te kahjusite? Mul endal on selline mõte, et kui ma kunagi satun sellisesse olukorda, kus mind näiteks hakkavad seal tapma, mingi linnas mingi trupid, mina seal taga mõrval tuleb, nuga käest. Et siis oleks nagu see kõige õigem koht, kus mul oleks nii palju nagu meelejõudu, et ma teen oma õuduka häält. Sest midagi kaotada enam ei ole selles olukorras. Kõige parem on muidugi see, kui sa teed oma õuduka häält sel hetkel ja sa ajab selle mõrvale nagu segadus. Saa jooksu. Kõige hullem oleks muidugi see, kui see hääl mõrvale ei meeldi, et ta nagu saab indu sellest. Lõpetuseks ma mõtlesin seda, et kui ma siin alguses rääksin sellest, et vanad näljad võib nagu uuesti kasutada ja või vahetada eluga, siis ma mõtlesin seda, et mul on üks teine nälgi ka kasu, mis ma kirjutasin paberi peale. Ja ma loen selle ette, et siis ma nagu proovin seda teie pealt, kui see töötab, siis ma jätan seda paberi alles ja kui see ei tööta, siis ta ei tööta. Miks on nii, et kui Jumal sinuga räägib, siis on alati, kui sa duši all oled? Ma mõtlen seda, et kui ta helistab, et siis nagu duši all. Okei, see on teha nalja. Nii, selge, aga siis Robert sulle tänab ja laseme siis õhtujuhi tagasi. Suur tänu!